Järgmine number teisel kohal ansambel, keda palju kuulnud olen, on ansambel Vennaskond. Ja no nemad on nüüd praegu eriti pildis, sellepärast et Eesti muusika auhindadel said nad ju see aasta elutöö preemia panus Eesti muusikasse ning see tegi mulle väga suurt rõõmu ning ma ootasin isegi seda kõige rohkem sellest saatest ja otseülekandest, et no millal see tuleb, et ma tahan näha, et mulle nii väga meeldis Trubetski kõne, et ta on nii siuke lahe, selline nagu see kõne oli nii siuke vaimukas ja lahe, et ma ei tea, ma siiamaani mõtlen, et kas ta mõtles selle koha peal välja või ta oli ette ka valmistanud. Et Trubetski on üks lahe kuju selle poole pealt, et ta igal Vennaskonna kontserdil ta ütleb ainult alguses ütleb nagu ka selle kõne algus oli seal muusikaauhindadel, et tere õhtust, siin Vennaskond ja siis ütleb pealkirja ja siis rohkem ta väga midagi ei räägi, ainult laulu pealkirja ütleb ja või siis et see tuli mulle tegelikult nii suure üllatusena siis, kui ma mäletan, ma käisin kunagi noorena, ma nagu mind veel huvitanud, ma käisin Vennaskonna ja Lenna kontserdil ja siis ma lihtsalt kuulasin ja ma eriti vist ei keskendunud, Insener Karin Hüperpoloide laulu teadsin. Aga siis, kui ma hakkas huvitama, ma käisin siin Tartus kontserdil, käisin Rock n Roll klubis, kui nad tähistasid Usk, lootus, armastus albumi 30 aastat. Siis oli ka niimoodi, et tere õhtust, siin Vennaskond, Usk, lootus, armastus, 30 aastat, ronk. Ja siis see läkski niimoodi ja ma ei teadnud, et Trubetski selline on ja see ajas nii kohutavalt naerma ja nii kuidagi tekkis vaimustus, et see on kuidagi nii lahe, nagu siuke nii teistsugune inimene. Nagu, et mõni ikka räägib ka midagi või meenutab, räägib laulust või mingiga annab vihja, aga see ütleb ainult pealkirja. Et ühelt poolt on see võib-olla et ootaks, et räägib midagi rohkemat, aga samas see on jälle nii lahe nagu. Ja Trubetskiga tahaks pilti ka teha, aga eriti ei õnnestu, ta läheb alati siis, kui just see tseremoonia laul, mis on alati viimane, millega nad lõpetavad, on ju selline, et täpselt niimoodi tehtud, et ta laulab, et laul kestab edasi, aga laulusõnad saavad läbi ja siis ta läheb lavalt ära lava taha ja siis ei saa teda enam kätte. Ja bänd teeb edasi, see tseremoonia laul on üks laul, mis mulle nagu meeldib väga just sellise nagu just siukse laulu mõttes nagu siuke lahedasti tehtud laul niimoodi, et on sõnad ja siis on tükk aega muusikat siuke mõnusalt ja just see viiuli, see mis seal lõpus hästi kiireks läheb, see on ka nagu eriti hea. Selle tseremoonia lauluga on mul üks idee peas, aga ma ei julge seda välja öelda, mis see on, sellepärast et see võib-olla pole kõige parem. Või lihtsalt üks mõte, mida ma olen tähele pannud, kui seda esitatakse. Aga las see jääda. Või rääkida veel muidugi, et Vennaskonnal on hulk albumeid ja hulk hümne, võiks öelda. Siis minu jaoks on ikkagi Vennaskonnal siuksed 4 hümni, mis on minu arvates kõige populaarsem, mida kõik teavad, on muidugi Insener Karin Hüperpoloid, siis Pilleriin, siis Maailma lõpus on kohvikus, kunagi kohtume kõik ja Riia Marv. Minu arvates on need 4 laulu sellised, mis mulle kõige rohkem meeldivad ja mis on sellised nagu populaarsed, nagu ilmselt 5. laul on ka Appi ma vajan armastust, aga kuna see laul mulle nii suurt sümpaatiat ei tekita, siis selle laulu kohta ma ei oska midagi öelda. Või nagu mul lihtsalt see laul ei ole minu jaoks, minu jaoks on 4 hümni. Ja see, kui näed selle auhinna kätte said ja see suur kontsert, mis seal Unibet Arenal siis tehti selle nagu õigemini see etteaste, mis tehti niimoodi, et alguses laulis üks, kui mul õigesti meeles on, Christopher Kongi laulis, siis Pilleriin ja siis Jaagup Tuisk laulis Appi ma vajan armastust, siis tuli Tarmo Kruusimäe ehk Kojamees ansamblist Kolo ja laulis Segan suhkrult malbelt tassis laulu, mida ma ei olnud varem kuulnudki. Ja siis Tanja Mihhailova laulis Maailma lõpus on kohvikus, kunagi kohtume kõik ja siis lõpuks ikkagi hümn ka Insener Karin Hüperpoloid tuli ja siis Trubetski tuli ise lavale ka. Mulle tegelikult, kui rääkida sellest Maailma lõpus on kohvikus, kunagi kohtume kõik, siis muidugi öeldakse, et originaali ei ületa, aga tegelikult mulle täitsa vaimustus tekkis, kuidas Tanja seda laulis, Tanja Mihhailova,
et tal oli selline, Tanjal on see vene aktsent ja see kõlas nii kuidagi hästi selles laulus, et kui Tanja seda videot vaatab, siis ta võiks selle laulu repertuaari võtta, see kuidagi kõlas tema suust nii kuidagi hästi, just see aktsendiga, just see maailma lõpus on kohvik, just see koht kuidagi kõlas nii hästi nagu, et jah, siin jah, see Riia Marm on, võiks öelda seda mingi siis, kui ma ühel teisel kontserdil sattusin paari inimesega jutustama pisut, siis võiks öelda, et vennaskond on selle poolt ka eriline, et neil on ikka peaaegu igast riigist või pealinnast laul, et on Riia Marm, Helsingi, Kopenhaagen ja nii edasi. Et neid laule nagu on ikka päris palju, mul ei ole kõik meeles, aga ja ma selle video keskel ma praegu ütlen laule, mida ma kindlalt tean, mida ma tahan öelda, mis mulle meeldivad ja siis ma kuulan veel albumeid ka enne ja siis teen videot edasi. Kui rääkida sellest Insener Kaareni Hüperboloi laulust, siis sellega on mul tegelikult lisaks sellele, et see on juba hästi kirjutatud laul, on mul selle lauluga üks pisut morniva asi ka, midagi võib-olla nüüd hakata mõtlema pärast seda, kui ma olen ära rääkinud, et miks ma sellest räägin. Et mul oli kooli ajal, põhikoolis oli üks klassikaaslane, kellega ma eriti hästi läbi ei saanud, ei olnud kõige parem läbisaamine. Aga siis, kui me põhikooli lõpu peal saime õnneks hästi läbi ja mingit konflikti ei tekkinud, aga siis mõned aastad hiljem, kui kaitseväes olin, sain ma teada, et see inimene on lahkunud. Ning selles mõttes ja siis mul tuli kohe meelde see Insener Kaareni Hüperboloi, et kui me käisime Soomes klassiga, siis ta laulis seda laulu bussis. Et see laul, sellega tuleb mul alati see Insener Kaareni Hüperboloi-dega tuleb mul alati see meelde. Nüüd võib-olla tekib küsimus, et miks ma seda räägin. Minu arvates on lihtsalt tähtis see, et isegi kui sul ei ole mõne inimesega kõige parem läbisaamine ja sa ei saa temaga läbi ja te olete kooli all või noor ka, võib-olla ma reageerisin üle ka kõik, aga nagu sellist asja, et surma, seda ma küll ei tahtnud, et seda juhtuks, et minu arvates on tähtis ikkagi see, et isegi kui sa oled võib-olla kellegi peale pahane ja niimoodi, siis tore on, kui ta rohkem ei näe, siis ongi hästi, aga niimoodi pikka viha pidada ei ole vaja, et mina mingit suurt, siis kui ma selles mõttes, et mingit suurt rõõmu ma küll sellest ei tundnud, siis kui ma nägin, et klassikaaslane on lahkunud, et selle tõttu ma räägingi seda lihtsalt siia juurde, et minu arvates ei ole et isegi kui on kellegi suhtes halvad kogemused kellegiga ja ei saa läbi, siis olgu kuidas on, aga siis viha vedada ei ole hea ja see, kui sa rõõmustad pärast, et inimene surnud on, see ka minu arvates normaalne ei ole. Oli, mis oli, seda kõike surma pole keegi, nii noorelt minna pole kellelgi õigust või ei ole vajadust, et niimoodi läheks. Aga räägime nüüd vennaskonnast edasi. Laulud, mis mulle veel meeldivad nende repertuaarist, on kindlasti veel muidugi Ronk, millega nad alati alustavad, sest täna jälle joome bensiini, on lahe laul, siuke lühike ja samast kiire. Vennaskonna puhul on ka nagu see fenomen, et nad ju on, nagu võiks öelda, punkbänd on, aga neil ei ole nii palju selliseid, on selliseid kiiremaid laule, aga on ka selliseid hästi aeglaseid, näiteks see Insener Kaareni Hüperboloi on ju täiesti siuke aeglane laul ja täiesti mõnusalt saab kaasa laulda, aga selle puhul ongi nagu need sõnad rohkem sellised, mis on selline pungivärk, et vahel ei olegi tähtis see muusika, vaid punk tuleb ka sellest, protest tuleb ka sõnumist välja. Siis Kosmosesügis on lahe laul, mis mulle meeldib, mida ma mõtlen, et kui oleks teadnud varem, siis oleks võinud gümnaasiumis pakkuda selleks lauluks siis, kui võib-olla kool aktus läbi ja välja minnakse, sellepärast et see, või sisse minnakse, et see oleks sobinud, et see on head sõnad ju, et kui tuleb kord sügis, meid enam ei ole, et nagu selles mõttes sobib, et kui kool läbi saab, siis kooli aktus on tavaliselt suvel ning siis kui sügis tuleb, siis meid enam ei olegi ju seal koolis, nii et täiega hästi oleks sobinud. Siis Musta lipu valguses on hea laul ja Kopenhaagen
Helsingi siis see subatlantiline kohtumine, see viiuli koht. Siis taksosõit on lahe laul ja 15 ja Revala hümn, varas kellakägu. Siis maailma lõpus on kohvikus, kunagi kohtume kõik. Mäletan, et kui ma 3. kontserdil käisin vennaskond Tallinna kinomajas, kus Sõpruse Põiestee vennaskond esinesid, siis oli niimoodi, et seal ma sattusingi paari toreda inimesega rääkima, võõrastega lobisema ja siis ma hakkasin seal filmima, ma tahtsin, mul tekkis pärast seda ühte kontserti siuke hirm, et äkki Trubetski on muudkui öelnud, et ei jaksa enam teha ja niimoodi et äkki lõpetavad ära, et aga neil on nii palju häid laule, mida tahaks videosse saada, et siis hiljem meenutada. Ja siis ma muudkui filmisin seal ja siis üks nendest, kellega lobisesin, hakkas ütlema, et kuule, ära nüüd filmi, naudi kontserti ka. Ja siis Trubetski ütles, maailm lõpeb maikuus. Siis mõtlesin, ma ei peagi filmima, see on mul olemas. Ja siis Tütarlaps mustas on hea laul. Ja siis muidugi nüüd see laul nüüd Mingem siit veel Koidu veel, mida tavaliselt Trubetski kasutab, see ainuke nali, mida ta teeb, et nüüd tuleb kas eelviimane lugu või viimane lugu ja siis lähevad ära ja tulevad tagasi. Vaatan esimene kord, kui ma seda nägin, siis ja seal samas Usk, lootus, armastus 30 aastat kontserdil, kui see tuli mingi, et tulid tseremoonia laulsid enne seda, et nüüd tuleb päriselt viimane lugu, aga seal insener Kaarin Hüpperpoloid ei kõlanudki, siis üks mees veel ütles kõrvalt mingi, et et ta arvas, et Trubetski on nalja ja mina arvasin ka, aga tegelikult oligi, siis nad rohkem tagasi ei tulnud, oligi kontsert läbi. Ja aga kui tuua mõndadest lauludest, mida videosse ei ole saanud, mis ma tahaks nii väga videosse saada, aga mitte kunagi ei ole ühelgi kontserdil kuulnud, on diskolaul ja Lili Marleen ja ka see Leekides on Ukraina. Aga ja seda laulu nüüd ilmselt ei tee väga vist ei esita. Aga seda, et võib-olla kui Trubetski või mõni bändiliige vaatab, siis väike üleskutse, et vähemalt äkki võiks ma paar järgmist kontserti, kus esinete, võiks selle diskolaulu ja Lili Marleeni laulu võtta ka repertuaari uuesti, et nii tahaks neid kuulda. Võib-olla äkki Tartus Rock Festil, kui mul õnnestub sinna minna see aasta juulis, kus vennaskond ka esineb. Nüüd lahe on ka see, et üks lahe, et nad on ka, mida öeldi ka siis, kui vennaskond selle auhinna uudistus, et vennaskond selle auhinna saab, et nad on paljusid laule kaverdanud ja nagu näiteks see Kaks Otti, see lastelaul ja siis Oide poisid, mida kunagi laulis Georg Ots. Ja Lili Marleen, võiks öelda, on ju ka kaver seda laul, see on välismaa. See on üks armastuslaul, mida lauldi väidetavalt mõlemalt poolt rindejoont, mida originaalis esitas Marleen Dietrich. Ja vennaskonnal on ka palju selliseid, nii nende lehel kui otsida on vanna vennaskond Full Movie või siis nende teine ansambel Florence of Romance, millega nad ka esinesid kunagi on, kui välismaal käisid New Yorgis ja igal pool need filmid on üleval, mida räägiti ja neid on lahe vaadata, kuidas niimoodi, et on nii rääkimist kui ka need samad laulud on taustaks ja niimoodi. Kui rääkida korra veel sellest nüüd Mingem siit veel Koidu veel, siis selle laulu puhul on nagu see, et minu arvates on see raamat kirjutatud, see laul on kirjutatud raamatu Kääbik järgi, et seal on ju nagu päkavikud ja et nüüd Mingem siit veel Koidu veel võtme loe käest kulda ära ja kõik see meenutab raamatut Kääbik ning ühes filmis oli selle laulu pealkiri ka inglise keeles oligi The Hobbit. Et selles mõttes on hästi kirjutatud laul, et alguses ma seda võib-olla ei taibanud, kui esimest korda kuulsin, aga hiljem kui hakkasin sõnu kuulama, siis ma sain aru, et see on selle raamatu järgi tehtud.
kindlasti on vennaskonnal veel lauludest ka, näiteks Ma armastan Ameerikat, mida nad pole küll viimastel kontserditel enam esitanud. Võrdsukdaamid, siis Rokkerid, siis Korsaari lugu ja Korsaari lugu 2, mille nad koos Lõõtsanööpidega tegid. Siis Sinine vagun ja Krokodill Keena lauluka, mis on ju ühest legendaarsest multikast kaverdatud. Vennaskonnal on hulk albumeid ka, Riiga kaos, Leitnant Smithi pojad, Rock Piraadid, Usk, lootus, armastus, Vaenlane ei maga, Võluri tagasitulek, Inglid ja kangelased, Mina ja George. Mina ja George on ka raamatuks kirjutatud, samanimeline raamat on ka, mille Tõnu Trubetski on kirjutanud. Reis kuule, Varssav-Janka, kui ma nüüd õigesti ütlesin, Pirita Live, Ma armastan Ameerikat, News from Nowhere, Subway, Anarhia agentuur ja Linn süütab tuled, For Anarchist Resistance, Pirates of Baltic, Hippodroom ja viimasena krüptozooloogia, mida ma ka selle Elmar Eesti lugude edetabelis mainisin. Nendest kõikidest neid laule on ikka üpris palju, et üritab mõned välja tuua. Kuigi neid laule on ikka üpris palju, mis olid üpris head ja sama sellega neid, mis olid nagu head, aga ei oska midagi erilist öelda. Krüptozooloogia seal kõige viimases albumist väga meile meeldivad laulud nimega Sügis põllul, Rakvere jõulušokk, Linnu teises linnas, mis on koos Lõõtsanööpidega tehtud, Laual valge paber ja Rokkerid. Siis muidugi Vennaskonna hümn, mida ka ei ole kuulnud enam eriti. Siis Ela rock'n'roll hästi oli üks hea laul. Siis selle lauluga, mis seal Eesti muusikaauhindade kontserdil või etteastes kõlas popurriis, see Segan suhkrut maal pealt tassis, et lahe on see, et Leitnant Smithi pojad albumil on see täpselt selle nimega, aga Rock Piraatides on selle nimi Suhkruga tee. Rock Piraadid laulude hulgas on ka Surm Pariisis ja mul on sellega üks hea lugu meeles, et siis kui ma käisin teist korda Vennaskonna kontserdil, õigemini kolmandat korda, teist korda selles mõttes, et see oli siis, kui mind hakkas huvitama ja tahtsin väga minna. Siis Türil toimus motopidu, kus ma muidu ei käi, ma ei ole selliste ürituste fänn. Aga kui kuulsin, et Vennaskond tuleb sinna esinema, siis ma mõtlesin, et peab ära kasutama, kui nii legendaarne bänd nii kodu lähedale tuleb ja ma mäletan, et nagu ikka mingi Trubetski ütles neid laulu pealkirju ja siis ütles Surm Pariisis ja siis talle öeldi, et nüüd tuleb paus ja siis purjus õhtujuht ka, kes iganes oli seal, hakkas mingi karjus või ütles mikrofoni, et nüüd hakkab striptiis ja ma ei tea, mis asi ja mida ta veel seal hüüdis ja siis ma panin oma videokaamera, millega ma videoid tegin, kui Vennaskonda filmisin. Sama kaamera, millega ma praegu filmin. Panin tagi taskusse ja mõtlesin, et lähen käin tualetis ära enne, kui edasi läheb kontsert, et ruttu ära käia. Lähen, otsin tualetti, siis näen, et on järjekord ja kaks naist seisavad täpselt niimoodi nagu oleks järjekorras ja nagu ei oleks, siis ma läksin, seisin nende taha ja siis mingi kas 5 või 10 minutit, kuni ma ei mäleta, kas mina küsisin või nad ütlesid, et ma vist küsisin, et kas te olete järjekorras, nad ütlesid ei, ma vabandasin, läksin õigesse kohta, samuti kahe naise taha, okei, seisame seal, vaevaliselt läheb ja siis üks minust pisut vanem kutt tuli selja taha, küsis, et kas olete ka järjekorras ja siis ma täiesti mõtlematult hakkasin rääkima. Jep, ma seisin enne 10 minutit nende kahe tagasi all ja kuni sain teada, et nad polegi järjekorras, nii et kui sa tahad kauem oodata, mine sinna. Ja need kaks naist mees punkisid naermees ja mees ka ütles, et ei, muidu ma hakkan siin varsti vihmatantsu tegema. Nojah, seda vihmatantsu ei näinud selleks ajaks, sain nii mina kui ka tema sai tualetti ära.
aga noh, see üks asi mul tuli praegu meelde, et ma tõesti mõtlematult ajasin selle inimesed naerma ja selle asjaga. Lahe laulmust, mida ma mainisin ka juba, Sõbrad, ma panen teile taskusse, on lahe. Musta mantliga mees oli lahe laul. Põluri tagasitulek, la la la, Mustil päevil, õhtud Moskva lähistel, Suurlinna tuled. Ma veel korra mõtlesin, kui ma seda pealkirja nüüd nägin, mõtlesin, et ma ju mainisin Kurjama ansamblit, et Suurlinna tuled, mõtlesin, et äkki nüüd Kurjama on hoopis kaverdanud, aga ei, see on hoopis ikka teine laul. Siis Mina ja George albumil oli näiteks Külaskäik, selline laul, see on ka väga hea ja mul tuleb meelde, et 3. kontserdil, kus käisin seal, rahvas hüüdis kuskil kontserdi keskel hakkas üks mees muudkui aga hüüdma, et tehke külaskäiku, noh nüüd on siis teada, mis laul see oli. Et tol hetkel ma ei teadnud, seal Mina ja George laulul on ka jaanipäeva laul, mis on tegelikult ju originaalis Fiksi laul, Velo Toomevets tegi, aga no Troja vennaskond on kaverdanud, ma mäletan, et seal on YouTube'is video, kui nad laivis esitavad, siis Trubetski jätab poole pealt isegi naerdades laulmise pooleli, sest rahvas teeb sõnu peast, laulab ise. Siis mul oli üks Plika, on tore laul. Suvear ja näkid, Lost Taival Koskis. 17 kevadist hetke. Taas punab pihlakaid, mis on ka kaver, Ivo Linnal on see laul. Juuvel oli hea laul. Hundi laul, Põgene vaba laps, jälle kaver. Anarhia agentuuris on ka neile Revala hümn, aga see on teistmoodi kirjutatud Revala hümn, ma nägin seda naerdus, mõtlesin, et ei tea, kas nüüd tõesti on teine lugu või on ikka sama lugu. Mõned laulud mõnel albumil on ka inglis keeles, et sama lugu nagu see Musta lipu valguses on Black Flag on ühel albumil. Suve Catwoman oli lahe laul ja muidugi see Muti onu pühadepidu, mis on cover sellest laste laulust. Paistab, et Trubetski on ikka, kui ta juba insener Kaareni hüperboloid kirjutas raamatu järgi, siis paistab, et ta on ka teistest raamatutest saanud nagu inspiratsiooni, nagu ma selle nüüd Vingem Siitvel Koiduväel kohta ütlesin, et see on Kääbiku kohta, Kääbiku raamatu järgi tehtud, siis ka neil on laul nimega Triumfikaar, mis on ka üks raamat, Remarki oma. Vennaskond on ikka tõesti võimas, on samal 40 aastat tegutsenud ja siiamaani tänapäeva noorte hulgas, kes võib-olla ei ole varem kuulnudki, ikka kuulavad neid laule ja nii palju on seda ja kõike ja nende lauludega on hea ja see ka mingi, et see, kui viimane kontsert, kus ma käisin, kui tuli see nali ära, et tuleb viimane laul, läksid lavalt ära, kui tulid tagasi, siis ühed naised Tartu seal lauluväljakul Rock Westil hüüdsid seal lava ees hüüdsid appi. Trubetski naeri muigas, vaatas teiste poole, ütles okei. Siis tuli appi omavahel armastust. Ja ühes videos, mis on YouTube'is üleval, kui nad rock festivalil esinevad, punk ja rock festivalil, siis on vist tavaliselt nüüd alustavad lauluga Ronk, aga siis tuleb lavale ja seisab seal juba, teised tulevad ka ja siis rahvas hüüab Pilleriin. Siis Venna Trubetski muigab ja vaatab alla Vainolele otsa ja siis ütleb okei, Pilleriin. Et oligi see laul. Et vennaskond on ikka väga võimas ja palju õnne neile minu poolt ka veel selle auhinna eest vanus Eesti muusikasse. Te olete seda tõesti väärt ja tored ja filmid on YouTube'is üleval, kindlasti millalgi jälle vaatab, kui aega on.